päevast. Tere, armas kogudus. Kas ma olen sisse lülitatud? Olen. Mul on südames lugeda teile üks lõigukene piiblist, Jesaja raamatust, tuttav kirjakoht. Aga me oleme kõik selles asjas nii ühtemoodi, et me vajame neid meeldetuletusi. 55. peatükk. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad, ütleb Issand, kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Vahel me loeme seda salmi sellise nurga alt, et no jah, muidugi, sina oled Jumal seal kõrgel ja mina olen see pisike jupike siin maa peal. Olgu, nii on. Aga see ei ole päris õige viis või ma ei saa öelda, et vale viis, aga ärgem lugegem nõnda. Sest prohvet on ka järgmise salmi nii huvitavalt andnud, sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi. Jumal võiks hoida vihma endale, võiks hoida lume endale ja me ei teaks üldse, et on olemas selline võrratu asi nagu vihmasadu ja lumesadu. Minule nad mõlemad väga meeldivad. Ja samamoodi ka see Jumala mõtete kõrgus ja teede kõrgus, see erinevus meie võimekusest mõelda ja kõndida, see ei ole mitte, Jumal ei ole seda öelnud selleks, et jah, tea, et see nii on, vaid pigem just selleks, et otse kui vihm ja lumi, nad tulevad taevast alla, ei lähe sinna tagasi. Samamoodi need Jumala kõrged mõtted tulevad meie juurde, Jumala vägi on tulnud meie peale. Ja nii nagu vihm ja lumi tulevad alla, kastavad maad, teevad selle sigivaks. Samal kombel Jumala sõna kastab meie südant, Jumala vägi kastab meie südant, teeb selle sigivaks, viljakaks selles mõttes, et see eluvesi tahab meist välja voolata. Teeb selle kandvaks, vihm ja lumi teevad maa kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Mõlemat on vaja, mitte ainult seda, et me muudkui külvame, vaid nii nagu selles ärkame koos nädalas. Mulle nii meeldis, kuidas Peter Nordberg praktiliselt igal õhtul ta ütles, et nüüd ole sina ise Jumala ees, ava ise oma süda, kummarda ise Jumalat, ole tema ees, teeni teda. Ja selle kaudu, et meie oleme Jumala teenimises sügavalt rahuldatud, siis me saame jagada seda, mis meil on. Ja prohvet jätkab, nõnda on ka minu sõnaga, ütleb Jumal, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ma usun, et praegu on just see aeg, nii nagu me oleme kuulnud ja juba teame natukene, et Jumala vaim liigub, on olemas ja alanud juba see uus laine Jumala liikumises ja nüüd tasub olla hästi valvas, hästi avatud, hästi Jumala poole pööratud südamega. Piibel ütleb, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Me võime ka sedapidi seda salmi lugeda, et kõik, kes on Jumala lapsed, neid Jumala vaim juhib. Amen. Ja ma tahaksin teile anda ühe tunnistuse oma elust. See on nii üllatav, kuidas Jumala vaim meid juhib. Teatud mõttes see on tuttav, jah, ma tunnen ära, Jumal, see oled sina, aga teinekord see on nii ootamatu ja nii teise nurga alt, et vau, kas ka niimoodi on teil olnud sellist Jumala juhtimist? On, jah. Minul oli. Nägin üks hommikul und ja me kõik näeme unenägusid ja hommikuti, kui me ärkame, siis ma usun, et me kõik mõtleme, et mis see nüüd oli või teinekord, mis jama see oli, aga mõnikord ka Jumal, kas sina räägid midagi? Ja minul oli just selline unenägu. Ma nägin ühte Eestimaa pastorit, me olime tema koguduse lähistel, seal oli selline plats ja on praegugi seal samas see plats. Meid oli mingi hulk inimesi ja minu sees järsku ootamatult oli teadmine, et me peaksime palvetama selle pastori nägemise eest. Ta on prillide kandja ja ma isegi ei teadnud, kas on tema füüsilised silmad vajavad tervendamist või tema vaimulik nägemine vajab kohendamist. Meil kõigil peaks olema vaimulik nägemine, on nii? Ja meil kõigil ilma Jumala ilmutusteta me ei näe midagi, on nii? Enda meelest oleme ei tea kes, aga tegelikult üsna pimedad. No nii.
ja siis ma unes mõtlesin, et me peaks palvetama selle pastori nägemise pärast. Ja niipea, kui ma olin selle mõtte ära mõelnud, mu sees oli ülitugeva laenguga selline positiivne, see ei ole mingi positiivism, aga positiivne, tugev, väga rõõmus teadmine. Jeesus on selle juba ära korraldanud, see on juba otsustatud, see on nii kindel, et tema nägemine paraneb, et meil ei ole isegi vaja palvetada. Hästi tugev rõõmus teadmine, nii et ma olin kohe üllatunud unes, siis natukese aja pärast ärkasin ja mõtlesin, et milline huvitav unenägu. Ja just selle unenäo selline tugev mõju minu peal hämmastas mind. Tükk aega mõtlesin, äkki ma peaks võtma telefoni ja helistama sellele pastorile. No ei tea, kas ma saan ikka helistada, mida ta küll minu sõnumist välja loeb, et ta on pime ja kas ma siis hakkan talle nüüd ütlema, et ta ei näe. Ja niisugune kõhklesin ja ei helistanud. Läks mingi aeg mööda ja kuidagi mingis seoses raadiosaadetega rääkisime unenägudest, uuesti mul tuli see meelde, äkki peaks ikka helistama. No aga kuidas ma ikkagi helistan? Me ei ole nii aktiivses ja lähedases suhtlemises, et ma võiks kohe julgesti talle öelda, et kuule, selline unenägu jälle ei helistanud. Ja teate, niimoodi aeg läks. Ja mingil hetkel ma ikkagi kibelesin, kripeldasin ja mõtlesin, et huvitav, et tavaliselt kui Jumala vaim mulle midagi annab, ma kohe jooksujalu lähen ja jagan, mida ma siis nüüd siin ometi toimetan. Ja siis oli mööda läinud, ütleme 2,5 kuud, ühel hommikul ma lihtsalt enam ei võinud, ma mõtlesin, nii, nüüd ma võtan telefoni, nüüd ma helistan, ma enam ei kannata seda olukorda. Võtsin telefoni, helistasin niimoodi viisakalt kenasti, anna mulle andeks, vot näed, nägin sellist und ja ei oska seletada, aga et nii ja nii ja nii ja nii. Rääkisin oma loo alandlikult ära ja siis tema vastas, kas sa aga tead, millal sa mulle helistad, kas sa ka tead, mis päev see täna on? Kas sa üldse tead, mis mu elus toimub? No ma ütlesin, paar asja olen kuulnud, aga üldiselt ei tea. Mul on et olgu sulle nüüd teadmiseks, et minu füüsiline silmanägemine ongi parandatud. Ma sain käia ühel protseduuril ja ma enam ei kanna prille, mul on nägemine, ta ütles minu meelest 20/20. Ma ütlesin, tänu Jumalale. Aga et sa tead, just täna ma istun oma täiesti tühjas korteris, ma olen kõik asjad kokku pakkinud, ma olen lahkumas Eestist ja olen minemas teisele tööle, ma istusin siin ja palvetasin ja olin Jumala ees ja nüüd järsku tuled sina sellise sõnumiga, et see on nii märkimisväärne, ma tänan sind kogu südamest, see on mulle selline julgustus, et jah, ma vajan seal uue koha peal kindlasti teistmoodi vaimulikku nägemist, aga et sa just täna helistad. No selle peale oli minul pisar silmas, ma mõtlesin, et Jumal, sa oled mu vead ka paika pannud, sest mina kõhklesin ja jokutasin ja mökutasin ja tegin neid kauneid asju, aga sa sättisid sellesse õigesse päeva. Ja ma tahangi kõiki teid muide julgustada. Te võib-olla mõtlete, nii nagu ma alustasin oma juttu, et jah, Jumal, sinu mõtted on nii kõrged ja ma ei ulatu sinna. Aga nii nagu vihm ja lumi, nii tulevad need Jumala asjad sinuni. Ja ära sina arva, et Jumala vaim sind ei juhi. Juhib küll. Ja selle loo juures on üks detail veel. Mingi aja pärast ma puutusin kokku selle sama koguduse inimestega, kes olid siis eestpalvetajad. Ja rääkisin neile ka, et mõelge niuke vahva lugu, et ma siiamaani hõõgun ja mõtlen, et kuidas sa Jumal nii targasti teed. Ja selle peale süttisid, nemad olid 2 inimest, kes olid koguduses eestpalvetajad. Ja nad ütlesid mulle seda, et kas sa ka tead, me oleme oma pastori nägemise pärast palvetanud juba pikka aega ja nüüd me panime Jumala ette ultimaatumi, et Jumal, tervendada nägemine enne, kui ta Eestist ära läheb. Ja sellest ei olnud mul muidugi üldse aimu ja nendel ka ei olnud aimu, et mina mingi unenägu vaatan. Nii et ma tahan teid julgustada kõige üllatavamad ja isegi vahel veidrad viisid, mida me mõtleme, et niimoodi küll ei sobi, Jumal, ma ei saa ju minna tülitama, teine haavub ja mõtleb mida iganes. Teate, me saame alati minna teist inimest toetama ja me saame alati tänada Jumalat tema juhtimise eest ja kui me lähme piisavalt kenasti ja viisakalt ja julgesti, siis Jumal kasutab kõike.
olge väga õnnistatud ja kinnitatud ja olge selles praeguses ajas valvsad. See on eriline aeg. Tasub olla rohkem valvas kui varem. Tasub küsida, Jumal, kas sa tahad mind juhtida kuhugi? Kas sa ka minu südamele, Jeesus, koputad? Kui sa koputad, issi tee, et ma paneksin seda tähele, ära lase mul maha magada seda erilist aega. Amen. Aitäh. Kas sa oled valmis, abikaasa? Amen. Rõõm olla teie keskel uuesti taas. Mul on mitu sellist teemat täna ja need haakuvad üksteisega. Sellepärast esiteks tahaksin kõigepealt õnnitleda teid. Teil on tõeliselt hea pastor. Ma ei püüa Kristjanile pugeda, aga ma mõtlen täitsa tõsiselt, ma olen olnud positiivselt järjest nagu kuidas ma ütlen, see on mulle muljet avaldanud, kui täpselt ta vaimus tunnetab asju, kui täpselt ta liigub ja kui pihtas see on, mida ta nagu, mis tema kaudu välja esile tuleb. Et see on väga, väga oluline, väga kallis and, sellepärast, et koguduses on selline kiusatus või võimalus jääda ilusat juttu ajama. Kusjuures õiget juttu, head juttu, aga see ei aita kedagi. Sest et inimesed teavad ise, mida nad tegema peaksid. Iga varas teab, et varastada ei tohiks, eks ole. Iga mõrtsukap teab, et tappa ei ole hea ja et ei ole seaduslik ja nii edasi. Ega sellepärast see tegemata ei jää. Ja kui me elaksime inimestena nende, kuidas ma ütlen, nende nimekirjade alusel, et punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, kõike, mida ma tegema pean ja kui tubli ma pean olema, siis tegelikult oleks ju maailm teistsugune, on ju? Aga ta ei ole. Ja miks ta ei ole? Sellepärast, et me küll teame neid punkte, aga siis tuleb elu peale. Ja väga vähesed meist suudavad neid punktide järgi niimoodi ennast distsiplineerida ja kuhugi voolusängi ajada. Me liigume natukene teistmoodi. Me ei ole masinad, me ei ole programmeeritud masinad nagu tööstusrobot, et sa paned ta liikumise paika ja siis täpselt seda liigutust ta teeb. Seni, kuni ta on enam töökorras. Aga minu meelest just äsja oli mingi aeg tagasi oli esimene inimene, kes sai roboti läbi surma, sellepärast, et see robot programmis juhtus midagi ja ta liikus äkki ootamatult jõuliselt teises suunas, kus oli teenindav personal ja keegi sai selle terasest jurahkaga vastu pead ja sai surma. Aga inimesed ei ole sellised. Inimesed ei liigu programmi järgi täpselt. Me liigume teistel asjadel. Need asjad, mida me kuuleme, need mõjutavad meid, aga nad ei vormu alati otsekohe niimoodi teiseks olemiseks. Ja see on üks asi. Aga me alustame teisest otsast täna. Ja isa, me palume, et sina ise võtad need sõnad ja kingid täna selle toidu, mida igaüks meist vajab. Jeesus, minul ei ole võimut seda anda, aga sinul on. Ja sellepärast, isa, me palume, et toida ise oma rahvast. Jeesus, sinu nimel. Amen. Esimene asi, mis mu südames on, ma tahaks rääkida kõigepealt Jumalast. Ma usun, et meil on üks selline oht kristluses ja see on see, et me teeme Jumala enda sarnaseks. Me paneme ta väikesse karpi, paneme talle koguduse kesta ümber, ütleme, näed, meil on siin vaat Jumal. Vajutad siin poole, siis ta teeb piiks, vajutad sinna poole, siis ta teeb prääks, teeb kõike seda ja ta on üldiselt hea ja nii edasi, nii edasi. Sellel hetkel, kui me koguduses arvame, et meil on Jumala osas kõik selge, siis me võime olla täiesti kindlad, et me oleme teelt ära eksinud. Jah, ta on enda kohta avaldanud terve seeria asju ja need on asjad, mida me tema kohta peame teadma. Need on asjad, millele rajaneb terve meie mõtteviis Jumalast. Esimene on see, et ta on kõik võimas. Amen. Ta on kõik võimas, ta on suur, ta on olnud ajast enne aega, väljapoole aega, ta on enne, kui aeg algas, oli tema. Me isegi ei tea, milline see tegelik reaalsus on ja Vana Testament ütleb tema kohta, et tema on ainsana, kellel ainsana on olemas olemine. Tema eksisteerib reaalselt, isegi väljaspool seda eksistentsi, mida meie tunneme, on ta ikkagi olemas. Meie ei ole, aga tema on. Samas me teame, et ta on hea, ta on avaldanud ennast ja me näeme, kuidas ta on Egiptuses oleva Iisraeliga käitunud. Ta tuleb kõigepealt ja aitab, ta õnnistab ja inimene ütleb, ma tahan sinuga käia. Ta ütleb, jaa, sa oled tere tulnud, sa võid minuga käia, aga mul on mõned tingimused.
Sa ei saa minuga käia, kui sa ei järgi neid samu standardeid, mis minu sees on. Et ta hakkab Iisraelile järjest õpetama. Mäletate, kui Mooses kohtub temaga mäe peal, eks ole, Siinai mäel, kui nad olid Egiptusest välja tulnud. Egiptuse imed on selja taga. Mooses on maailma vingeim imetegija. Kõik võiks olla, I am the man, võiks öelda. Mina olen see vend, ma tean Jumalast kõike. Ja tegelikult, kui ta teda kohtab, siis ta saab sellise šoki, et ta ütleb, et kui sina ei võta, kui sa meiega siit ära ei lähe ja kui sa meid enda rahvaks ei võta, siis ei ole meil üldse mõtet kuhugi siit ära minna. Et see on midagi niisugust, ta taipas, et ta sai mingi sellise nägemuse või teadmise Jumala kohta, mis ületas kõik senise siin ja nii suurelt, et ta mõistis ühte asja, et kui ta lihtsalt läheb siit ära ja elab nii-öelda tavalist elu, nii nagu inimesed elavad, et see on täiesti tühi või mõttetu selle kõrval. Sest Jumal annab kogu selle asjale mõttekuse. Jumal annab meie elule, meie eksistentsile mõttekuse. Amen. Aga üks asi, mida ma siis tahtsin esimesena öelda, ongi siis see, et ärme nagu pane Jumalat kasti. Ärme hakka mõtlema, et ta ongi selline nagu, või et ta on sellega piiratud, nagu meie temast arvame. Meil on kristlikke mudeleid ja mõtteviise, jah, ta on seda, mida me oleme õppinud. Ma ei ütle, et pastorid on midagi valesti jutustanud või midagi on valesti, aga ta on veel midagi. See pilt on suurem ja Jumala puhul on see alati niimoodi, et see pilt on üle raami. Ükskõik millise raami me ka teeksime, Jumal on ikkagi väljapool seda raami. Ja me ei peaks nagu arvama, et me oleme nüüd nagu ära mõistatanud, kes ta on. Ma nüüd tean. Vaid ta on, ma ei tea, ma usun, et ka Kristjan võib öelda, et iga kord, kui sa oled Jumalaga lähedalt kokku puutunud, ta on sind üllatanud, kas pole? Iga kord, kui ta midagi ütleb, Heli just rääkis, et kuidas ta üllatas ühte teist pastorit, eks ole, kuidas need asjad, mida Jumal meile avab, ikkagi šokeerivad meid, ikkagi hämmastavad meid kogu aeg. Me teame ju küll, me teame üksjagu, aga ikkagi alati on midagi, et ohoo. Ja võib juhtuda niimoodi, et me oleme aastaid olnud kirikus ja Jumal tuleb, ütleb meile, et tead, et sa arvad, et sul on kõik selge, aga tegelikult sa oled pime ja alasti ja paljas. No aga ma ju tean tema kohta, ma ju tean piiblit ja ma loen piiblit ja ma olen aastakümneid kirikus käinud ja võib-olla isegi teeninud ja nii edasi ja tuleb ikka ütleb, et sa ei tea minust mitte midagi. Mismoodi see siis saab niimoodi olla? Vastus on see, et meil on kalduvus jääda nagu inimlikesse kontseptsioonidesse kinni. Meil on kalduvus ka unustada asju. Amen. Kui sa küsid keskmise eestlase käest, missugune Jumal on, siis ta ütleb kahtlemata, et ta on tige ja kättemaksu himuline ja kuri. Et ta nuhtleb vanemate patud laste kätte teise ja kolmanda põlveni. Seda nad teavad. Aga see, mida see salm sealt edasi ütleb, nendele, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandetele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad, seda nad ei tea. Võt see ongi inimliku teadmise illustratsioon. Me tean, mis seal piiblis on. Jah, ongi nii, täpselt nii ongi kirjutatud, aga selle mõte on ju täiesti teine, terve lause mõte on täiesti teine. Amen. Ja selline on see inimlik mälu ja inimlik arusaamine, ta lihtsalt kukub kuskil käru pealt maha. Ja sellepärast on meil vaja jätkuvalt nagu Jumala lähedast kontakti, et me ei kaotaks ära seda, kuidas mõttes seda aukartuses olemist Jumala ees ja seda, et me saame aru, kellega meil üleüldse tegemist on. Meil on inimestena kalduvus teha teda enda sarnaseks. Öeldakse, et see on üks humoristlik ütlemine, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Inimene maksis kätte sellega, et ta tegi Jumala oma näo järele. Et jah, tõepoolest, aga see on väga kurb huumor. Sest inimese tehtud Jumal on võimetu ja väetu ja ta on täiesti ta on nagu mingi kodustatud pitsu. Jumal ei ole kodustatud mingi lemmikloom. Ta ei ole sul kodustatud lemmikloom. Ta on keegi, kes on vist kõige ohtlikum olend, keda sa üleüldse võid ette kujutada. Samal ajal ta on kõige armastavam olend, keda sa suudad ette kujutada. Piibel ütleb meile, et ta on kirglik Jumal. Me ei kuule sellest kirikus eriti palju, aga ta on pika meelega. Juudid ütlevad selle kohta väga õigesti, et ta on küll pika meelega, aga ta kogub oma võlad. See tähendab, et ta annab sulle võimalusi, aga kuskil mingil hetkel tuleb see piir kätte, kus mitte ükski köis või nöör enam ei veni ja tuleb see koht, kus tehakse lahutus. Nii et
et meil, ma ütleks, et ma näen ja tajun seda, et koguduses üleüldiselt, ma ei mõtle mitte ainult Viimsi kogudust, aga ma mõtlen üleüldiselt, on üksjagu segadust selle Jumala pildi osas. Ta on kas liiga inimlik või on ta tehtud niisuguseks, et me temast nagu üldse midagi teada ei või. Mõlemad on valed. Sest et ta ei ole inimlik ja me võime temast väga palju teada, aga ometi on ta suurem kui kõik meie mingisugused suured inimlikud kontseptsioonid. Seda on veel palju rohkem. Amen. Nüüd, see on esimene asi. Ja teine asi on see, et Jumal on vaim. Meil on sellega nagu raske harjuda. Jumal on vaim, ta on vaimolend. Tal on keha. Mõned inimesed ütlevad, vaimul ei ole keha. Piibel ütleb vastupidi. Vaimul on keha täiesti konkreetselt. Jumal ei ole ainult vaim, ütleme, Jumala kontseptsioonid on inimestel väga veidrad. Nad ütlevad, et ta on mingi jõud või mingi sellised asjad või ta on energiaväli või midagi niisugust. Ei, ta on isik. Tal on keha, ta võib ilmselt võtta erinevaid kujusid, see on küll tõsi. Aga see, et tal ei ole, et teda ei ole füüsilise olendil olemas, päris kindlasti on. Missugune ta täpselt on, ma ei läheks isegi arvama, kui ise näinud ei ole. Aga me teame, et Mooses ja teised prohvetid, kes on teda näinud, kõik ütlevad, et ta on inimese sarnane. Sest me oleme ju tema kuju järgi loodud, eks ole. Nad ütlevad, et prohvetid näevad teda, ütlevad, näed, inimese sarnane istub trooni peal, eks ole. Aga ta ei ole inimene. Amen. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et ta on vaim, Jumal on vaim, kes seda kummardavad, peavad teda tõese vaimus kummardama. Mäletate, kui Jeesus ütles. Aga ta ei ole mitte lihtsalt vaim, ta on elu andev vaim. Kristuse kohta ütleb Piibel, et ta on elavaks tegev vaim. Amen. See tähendab, et Jumalas, kui ta liigub, on mingi selline, kuidas ma ütlen, väekontsentratsioon. Et kui sa temaga lähikontakti satud, sa elustud. Sinu ihu elustub, sinu vaim elustub ja sa äkki saad nagu mingisuguse suurema mõõtkava asju näha ja mõista. Tähendab, sinu ilmutuslikud teadmised iseenda kohta, elu kohta, Jumala kohta, kogu asjade kohta, nad lähevad äkitselt nagu täiesti teise mõõtkavasse. Sa näed asju, mida sa varem ei näinud, sul on loogika mõista asjade seoseid, mida sa varem ei olnud seda loogikat. Amen. See juhtub tavaliselt siis inimene kogeb seda kõige võimsamalt siis, kui püha vaim tuleb tema sisse. Kui inimene saab ristitud püha vaimuga, saab täidetud püha vaimuga, siis inimene kogeb seda, kuidas Jumala olemus tuleb tema füüsilisse kehasse ja hakkab nüüd mõjutama seda, kuidas inimene on, kuidas ta mõtleb, mida ta näeb, mida ta tajub, mida ta mõistab. Ja see on eriti hämmastav. Mõni inimene kogeb väga võimsalt Jumala kohale tulekut. Teine otseselt nagu midagi väga ei koge, aga ometi need viljad on täpselt ühesugused. Et ma ütlengi, et need kogemused võivad olla erinevad ja neid ei maksa liiga üle tähtsustada. Nad on olemas, nad on olulised, nad on tähtsad, aga see Jumala ligiolu tegelik nagu tõestus või see vili on see, mis siit välja tuleb, mis mõju sellel asjal on. Amen. Ja mõju on alati ühesugune. Mõju on see, et inimene muutub äkki, ta mõistab asju, mida ta varem ei mõistnud. Amen. Ta näeb asju, mida ta varem ei näinud. Ta suudab näha seoseid seal, kus ta varem ei suutnud näha seoseid ja ta tabab asjade olemust väga palju kiiremini, kui inimene üldse on kunagi varem tabanud. Nii et see vahe on nii suur, et võiks öelda, et inimene on, kuidas öelda, ta oleks nagu nägijaks saanud äkki. Nagu keegi oleks tal nagu ruumist tule põlema pannud. Selline vahe on, kui Jumala vaim tuleb inimese ellu. Amen. Nüüd, see on asi, millega inimene harjub ära. Ja inimese üks suurimaid needusi on see, et me harjume tõesti kõigiga. Iisrael harjus ära sellega, et Jumal oli füüsiliselt kohal tulesammas ja pilvesammas ja imed olid ja mannat tuli ja igast asju ja kõik loomulikult on Jumal siin. No mis siis mõtled? Me oleme Iisrael, meile ongi Jumal, eks ole. No kõik, kui vesi hakkaks täna üles mäge voolama iseenesest, alguses käiks kogu rahvas seda nagu punnis silmadega uuristamas, ütleks, vau, mis imeasi, see vesi voolab, näed üles mäge siin, eks ole. Pool aastat hiljem ütleksid kõik, et nojah, see on see Viimsi, see on see koht, kus vesi üles mäge voolab. Keegi ei saa täpselt aru, nojah, aga see
me olemegi eestlased sellised, et meil voolabki vesi ülesmäge. Kõik oleks, see oleks igapäevane, keegi enam ei teeks sellest mingit numbrit. Inimene harjub kõigega ära. Ja see on ka koguduses üks kõige suuremaid ohte, sellepärast, et tegelikult me ei peaks harjuma ära asjadega. Jumal on üleloomulik ja ta liigub meie sees, meie keskel, meie läbi, meie ümber palju kuidagi tähendusrikkamalt ja sügavamalt, kui me üldse tavaliselt mõtleme. Sellepärast mul esimene nagu soov oleks kuidagi võtta ja raputada teid kuidagi välja sellest kiriku mudelist või kiriku, kuidas ma ütlen, sellest mõtteviisist võib-olla. Amen. Kogudus, kas me saame usaldada Jumalat? Jah, saame. Amen. Miks me saame? Me näeme, kes Jumal on, milline Jumala isiksus on ja me näeme seda Kristuses Jeesuses. Amen. Me näeme, et tavaliselt kalamehed said temaga täiesti rahulikult asju ajada, aga nad kogu aeg üllatusid. Iga pöörde peal. Sest et ta arvas seal midagi, kus nemad midagi ei arvanud. Ja ta tegi mõnest asjast suure numbri, kus nemad üldse mingit numbrit ei teinud. Ja mõne teise koha peal, kus nemad tulid suure numbri tegid asjast, ütleb Jeesus, mis te sellega üldse tegelete? See on täitsa tühi asi. Ühesõnaga, me näeme, et tema loogika on täiesti teine. Me näeme, et tema väärtussüsteem on täiesti teine. Ja selles mõttes, ja me näeme ka, et Piibel kutsub meid olema vormitud tema sarnasusse. Rooma kiri 8. peatükk ütleb seda väga, väga ilusasti ja väga selgelt, ütleb, et need, keda tema on ette ära tundnud, need samad, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema vormitud tema ainsa poja sarnasusse. Amen. Et see poeg ehk Kristus võiks olla esmasündinu paljude vendade seas või seda võiks öelda ka paljude omasuguste seas. See on meile võib-olla uus mõte. Ole nüüd, ma olen tavaline Eesti inimene, ega ma mõni Kristus ei ole, eks ole. See on inimene, mida võiks öelda, aga tegelikult Jumal mõtleb täiesti teistmoodi. Ta mõtleb sinust kui olendite liigist, kes on vormitud tema sarnasusse. See on natuke teistsugune mõte, kas pole? Ja kõige naljakam selle asja juures on see, et see pole üldse religioosne. Me tavaliselt teeme Jumala suhtes, me teeme asjad kohe religioosseks, see on sellised suured religioossed, kuidas mõtlen, harjumused, mõttemudelid hakkavad kohe sinna ümber tekkima. Aga Jumal on praktiline, ta on asjalik ja ta on faktiline nagu korrutustabel. Kui paljud teist on saanud ilmutuslikud värinad korrutustabelist? Või füüsikatunnis või nagu me ei mõtle nendest asjadest nii, aga tegelikult tegemist on täpselt samad asjadega. Ainult, et nüüd me puutume kokku kellegagi ja tema kaudu ka millegagi, mille olemust me isegi ei suuda haarata. See on niivõrd palju suurem kui meie taip ja see, mida ta enda kohta avaldab, isegi see lööb meil korraks niimoodi kompassi teinekord niimoodi ringi käima ja mõtleme, et mis see nüüd küll on. Ja kui sa näed, mida Vana Testamendi prohvetid, mida nad kirjeldavad, kuidas Jumala vaim on nende peale tulnud ja mis mõju see on avaldanud, nad nagu muutuvad kellegski teiseks. Täiesti, see on täiesti hämmastav. Ometi nad jäävad ise alles. See ei ole see, et Jumal tuleb kohale ja zombistab kellegi ära. Et keegi on nagu mingi inimrobot, et käib ja teeb midagi, mida Jumal tahab. Ei ole nii. Aga on see, et Jumal tegutseb inimese kaudu täiesti teistmoodi ja kui sa vaatad, mis juhtub inimestega, kelle peale Jumala vaim tuleb, näiteks Sauli lugu Vanas Testamendis on hea. Näide, Samuel ütleb talle, et sa kohtad prohvetite jõuku, kui sa koju lähed siit ja nad profeteerivad, Jumala vaim on nende peal ja siis Jumala vaim tuleb ka sinu peale ja sa hakkad koos nendega profeteerima ja sa muutud teiseks meheks. Vau! Teiseks meheks. Aga see ongi see sama, et Jumala vaim tuleb sinu peale, tuleb sinu sisse ja see mõjutab sind nii, et sa mõtled ja näed ja oled nagu keegi teine, nagu see, kes sa ei ole kunagi olnud. Ja see on üks esimesi väljakutseid. Mina ütleks seda. Kas sa tahad teada, kellena Jumal sind näeb? Kas sinu elus on see kogemus, et sa oled muudetud teiseks inimeseks? Kas Jumala vaim on sind niimoodi kätte saanud, et sa võid öelda, vot seda ma küll ei arvanud, et Jumal minuga midagi niisugust võiks teha.
me vaatame näiteks pastoreid, me vaatame neid inimesi, keda Jumal kasutab, me vaatame, keda Jumal liigutab siin ühes või teises asjas ja me mõtleme, ei no nad on erilised inimesed, nad on neil on see kõrge kutsumine ja kõik nii edasi. Ja kiri ütleb, et see kutsumine on kõigil inimestel. Ei ole ühte ainsatki inimest, keda Jumal ei taha puudutada või kasutada. Ja nüüd Jumalal on veel üks omadus. Jumalal on see hea omadus, et ta toimib nagu mingisugune radioaktiivne saasteallikas. Kas tead, et Nõukogude aja lõpul oli tegelikult päris ohtlik käia igasugustel prügimägedel ja kohtades, sellepärast et teinekord visati ära aparaate, mille sees olid väga tugevalt radioaktiivsed asjad. Näiteks mingid meditsiiniaparaadi sees võib olla mingisugune koobalti tükikene, mis on niivõrd radioaktiivne sellise kiirgusega, et kui sa lammutad selle aparaadi laiali, sa ei jõua seda lõpuni lammutada, sest sa lihtsalt sured enne seda. Või kui sa lähed talle lähemale kui 3 või 5 meetrit, see on mõni sekund ja sa saad sellise kiiritusdoosi, et sinuga on, sa sured kiiritushaigusesse, see on päästmatult juhtunud juba. Et me tavaliselt, inimesed ei käi ringi tavaliselt dosimeetrit taskus, et kui palju siin kiirgusallikaid oli, aga neid juhtumeid oli. Neid juhtumeid oli, kui sellised asjad vedelesid kuskil prügihunnikus ja inimesed ei teadnud, mida nad nägid või mille juurde nad läksid ja nende elus hakkasid toimuma väga halvad asjad. Aga kui see on ainult näide, Jumal ei ole halb, aga ta mõjutab inimesi enda ümber täpselt nagu kiirgusallikas. Kui sa lähed Jumala juurde, siis midagi temast kandub sinusse üle. Ja ta valgustab sind, aga ta ka muudab sind. Amen. Te olete väga vaiksed, mõtlete, et kuhu ta nüüd selle jutuga läheb? Ei, ma mõtlen, et ta tegelikult mõjutab sind, kui sa satud päris Jumala ligiolusse, see vapustab sind, see muudab sind, sest see puudutab sind ja see muudatus väga tihti on väga püsiv. Amen. Nüüd, ja kui sa lähed järgmine kord tema juurde, sa satud järgmine kord tema lähedal olusse. See võib muide juhtuda üldse mitte siin mingi suur võimsal koosolekul, mingi vägev vend või õde metsikult möllab ringi, kõigil on sussid püsti, kes on pingi all kadunud üleüldse, kes naerab kontrollimatult või midagi. See ei pea üleüldse niimoodi olema. See võib olla täiesti rahulikult, sa oled kodus või oma autos või kuskil mere ääres või metsas käid ja palvetad ja Jumal võib sind seal puudutada. Täiesti rahulikult või omas väikses kodugrupi osaduses või pole vahet, kus ta seda teeb. Tähtis on see, et ta tuleb ja puudutab sind kuskil. Kui sa tajud tema ligiolu, et sa avad ennast talle ja sa otsid seda kooskõla või seda ühendust temaga oma vaimus. Ja ta puudutab sind ja jälle järgmine asi muutub sinus. Ja nüüd küsimus ongi, kui me näeme, et Rooma kirjas Jumala sõna ütleb, et need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ette ära määranud saama vormitud tema poja sarnasusse. Vormimine tähendab millestki midagi tegema, on ju? Sa võtad tooraine ja hakkad sealt midagi tegema ja välja tuleb lõpuks see, mida sa tahtsid. Amen. Me võime tegelikult selle planeedi kohta ja selle maa kohta, kus me elame, see on tegelikult üks vabrik, kus toodetakse või, võib öelda, et toodetakse Jumala sarnaseid olendeid. Kui sa mõtled, et mis selle elu eesmärk on? See ongi elu eesmärk. Kas kõigist saavad Jumala sarnased olendid? Vastus on ei saa. Need, kes tahavad. Amen. Sest Jumal teeb ukse lahti ja kutsub. Aga inimene peab sisse minema. Inimene peab ütlema, jah, ma tahan. Amen. Kuidas mõtled, see ei ole automaatne. Minu mõttes mulle väga meeldis, kui see koosolekute nädal oli me siin Peeter Norbergiga, kui ta ütles, et see, mida Jumal teeb, ei ole automaatne. Vaid me peame kaastööd tegema, koostööd tegema. See on nagu sul oleks, ma ei oskagi öelda, treener on halb sõna, sest treener ainult ütleb, kuidas või mida peaks tegema, aga Jumal ei tee mitte ainult seda, vaid ta annab sulle ka võimekuse seda teha. Ta muudab sind selliseks, et sa saadki teha neid asju. Kujuta ette treenerit, kes ütleks, et sa peaks hüppama kõrgust 3 meetrit, ja sa ütled, kurat, maga välja. See on nagu, ära seda enam joo, mida sa eile jõid, eks ole, sest et inimesed nii kõrgele lihtsalt ei hüppa, eks ole. Aga kui see treener ütleb sulle, aga näed, ma annan sulle seda või teist asja süüa, näiteks, ja see ei ole doping, vaid see muudab sind alatiseks, nii et 3 meetrit hüpata on sinu jaoks normaalne nüüdsest alates. Ja selgub, et ongi.
see on midagi, mida Jumal meiega teeb. Sest et see Hebra kiri kirjeldab seda 11. peatükis väga ilusasti, kui ta loeb üles, see kirja autor ütleb väga ilusasti, ja mida ma veel peaksin ütlema, et mul puudub aeg rääkida, eks ole, Simpsonist ja Barakast ja kõigist Jeftast ja kõigist teistest, kes seal oli. Ja ta ütleb, et ta räägib usukangelastest ja ta ütleb, et nad tegid igasuguseid asju, aga üks asi, mida ta ütleb, nad viisid täide õiguse, eks ole, võitsid ära vaenlase sõjaväed, mõistsid õiglast kohut, panid asjad õige pea pealt jalgade peale tagasi. Aga üks asi, mida ta ütleb, mis on ülioluline, said nõrkusest tugevaks. Said nõrkusest tugevaks. Mitte keegi meist ei alusta usukangelasena. Kõik on sellised, mitte nüüd päris nõrgukesed, aga ütleme Jumala väe ja selles liikumisega võrreldes ikka väga väikesed, eks ole. Me inimestena ei ole konkurentsivõimelised selles liigas, üleüldse mitte. Aga kui Jumal tuleb meie ellu, siis ta hakkab meid õpetama, ta annab meile väljakutsed ja need väljakutsed järjest muudavad meid. Ja me saame tugevamaks ja tugevamaks ja tugevamaks ja tugevamaks. Amen. Ega see tegelikult ei ole väga kena. Mismoodi? Meil on hea näide Taaveti näol. Tema läheb karja hoidma ja siis tuleb prohvet ja ütleb, et üks selle perekonna poistest on määratud Jumala poolt kuningaks. Tema on kõige noorem. Teda isegi ei kutsuta kohale. Mõtled? Ta on nii väikese, kuidas ma ütlen, tähelepanu osaline, et ta on see mingi väike karjapoiss. Ega siis tema mingi selline tüüp ei ole, temast nüüd kuningas hakkaks saama. On ju? See on lootusetu. Inimesed ei mõtle üleüldse nii. Aga siis tuleb see prohvet ja tuleb kohale ja vaatab ja Jumal ei anna märku mitte ühelegi inimesele. Tähendab, see Jumal ei anna märku ühegi poisi ees. Ja seal on palju poegi. Kõik rivistatakse üles. Ja prohvet ise mõtleb ka, see on kindlasti see vanem poeg, see pikka kasvu ja tore nägus mees. Aga võt ei ole. Ja siis ta käib kõik need pojad läbi ja lõpuks küsib siis isa käest, et kas sul rohkem poegi ei ole? Siis tuleb kellelegi meelde, kuule vist üks on kuskil, ta hoiab lambaid kuskil seal, tooge ta siia. Ja prohvet ütleb, et enne midagi edasi ei lähe, kui see poiss on siia toodud. Ja siis, kui poiss tuleb kohale, kiri ütleb, et ta oli punapõskne ja ilusa välimusega, aga siis noor poiss. Ta täiesti ohutu ja tore, on ju? Ja siis Jumal ütleb, see ongi see. Tema on see. Ja prohvet kallab talle oma õlisarve pähe, võiab teda, õnnistab teda. Täitsa uskumatu. Täiesti uskumatu. Ja kiri ütleb, et ja Jumala vaim tuli Taavete peale võimsasti sellest päevast alates. Kujutas ette. See sama asi juhtus Taavetiga. Jumala vaim tuli ja hakkas teda muutma. Ja nüüd ta läheb, kuhu ta läheb, ega ta kuninga troonile ei kipu ronima nüüd. Ta läheb tagasi lammaste juurde, kus ta oli. See tähendab, kui Jumala vaim hakkab sinu sees tegema erilisi asju, ta ei kisu sind sinu tavalisest elust otsa kohe välja, aga ta hakkab sind muutma seal, kus sa oled. Ja annab sulle väljakutsed seal, kus sa oled. Ja mis järgmisena tuleb? Me loeme temast. Kes tuleb? Tuleb lõvi. Et näm, tahaks lambaliha süüa. Kitseliha, eks ole. Taavet ütleb, et ei saa. Lõvi ütleb, et ma arvan, et ikkagi saab. Ja sest kuna ma olen lõvi ja sina ei ole ja nii edasi, nii edasi. Ja siis selgub, et Taavet teeb midagi niisugust, mida ükski normaalne inimene ei tee. Lepime kokku, et teie ei tee sellist asju. Igal juhul. Keegi looma ja töötaja vallandati ja ta oli väga pahane. Ütles, et mis sest on, et ma lõvi puuri ukse lahti jätsin, kes see seda lõvi ikka ära varastama läheb. Väga, muidugi ta ei osanud teistmoodi mõelda. Aga igal juhul Taavet läks selle lõvi juurde ja tõmbas ta lõuadest lõhki, võttis ühe käega ühest lõuast, alalõuast ja teisega ülelõuast ja rebis selle lõvi pooleks. Ma ei usu, et ta ise arvas, et tal selleks jõudu on. Ja ma ei usu, et ta seda oleks teinud mingi zombina, aga ta käitus enda jaoks ka ilmselt ootamatult, aga tema jaoks oli see justkui kõige loomulikum asi teha. Ja ta tegi seda ja ma usun, et ta vaatas seda lõvi jäänuseid seal ja mõtles, et mis just juhtus, eks ole. Ja edasi järgmine eksam
tuli karu. Karu on veel kraad kangem tegelane kui lõvi, sest et on teada, et näiteks karud võtavad tiigritelt ja lõvidelt saaki ära. Indias on see väga tuntud. Karu ei karda tiigrit ja ei karda lõvi, sest ta on nii jõuline tüüp. Ja ta võtab karul lõua alt kinni ja lööb ta surnuks. No esiteks sa ei lähe karule nii lähedale, et ta üldse jõuaks sinuga midagi asja teha, sest karu on väga kiire. Kõik arvavad, et ta on armas, niisugune uimane mõmmi, ta on välkkiire. Inimesed ei tea. Vaadake YouTube'ist huvidabast, seal on mõned videod, kuidas karu, lööge sisse, karu ronib puu otsa. Vaadake, mis näha on. Ma mõtleks, et ükski elektrimontöör ei ole iialgi nii kiiresti puu otsa saanud. Sest see läheb niimoodi hüpetega, vuff, 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 ja ta on mingi 10 meetri kõrgusel, enne kui sa jõud öelda. Nad on tõesti kiired. Ja tuleb karu, see ei olnud muidugi grisli, niisugune grisli, nagu Põhja-Ameerikas on, aga ta oli ikkagi täiesti karu. Ja Taavet võtab ja lööb selle, ta on noor teismeline kutt ja ta lööb selle karu lihtsalt surnuks. No, jahimehed ei tee seda. No, mitte ükski mõistusega inimene seda ei tee. Aga mis asi see on? See on inimese piiride laiendamine. Jumal laiendas neid lõviga ühe mõtsu ja siis laiendas neid veelgi karuga. Ja Taavet sai ju aru, et need on mõistuse vastased asjad, mis juhtusid. See ei ole normaalne. Inimesed nii ei tee tavaliselt. Ta oli arukas inimene, ta teadis seda, et see nii ei ole. Aga mis on tulemus? Tulemus on see, kui isa ütleb, et kuule, poisid on sõjas, sinu teised vennad on sõjas, mine vii neile toitu. Eks ole? Siis ta läheb kohale ja kes seal on? Seal on Koljat, kes terroriseerib tervet Iisraeli armeed, kelle vastu keegi ei saa, eks ole, ja kes kõik on värisevad, sest keegi ei julge temaga võitlema minna ja nii edasi, ja terve armee moraal on nullis, sõna otsuse mõttes, ja kaotus on õhus juba. Ja siis tuleb kohale Taavet ja küsib, et mis asja? See on ju surnud vend. Miks ta seda ära ei vormista? Sest et ta näeb asju Jumala viisil. Ta näeb asju, et ta võrdleb seda vilistit, ta võrdleb Koljatit Jumala võimsusega, mis on tema sees, millest on harjunud käima. Ja ta küsib, kuidas see võimalik on, et ei kustuta seda venda ära? Miks te lasete tal siin möllata? Lööge ta mettasse. Ja kõik ütlevad, kuule vaata, ta on niisugune, ta on noorest saadik sõjamees ja vaata, kui suur ta on, igavene mutant ja ta on mingi 3 meetrit pikk ja nii edasi. Et see on võimatu. Ja mis juhtub? Taavet on, see on väga huvitav. Ta küsib, aga mis see vend saab, kes ta maha lööb? Mulle see nii meeldib. Ta on praktiline ka selle kõigepeas. Okei, ma teen selle asja teile ära, aga mis selle eest saab? Ja siis lubatakse talle kuningatütare ja kuningriiki ja ma ei tea, mida veel kõike. Ja siis Saul pakub talle oma rüüd, oma raudrüüd. Ja Taavet proovib seda, ta ei saa selles olla, ta ütles, ma ei saa oska sellega käia ja ta teeb ainsa kõige tähtsama asja, ta ütleb, mina selles liikuda ei saa. Ta jääb selle juurde, mida Jumal oli talle andnud. Amen. Ta ei võta teise inimese meetodeid, tema arusaamisi, tema liikumisviise, ta läheb koos Jumalaga täpselt nagu lõvi ja täpselt nagu karuga. Ja ta ütleb, et see ümberlõikamatu vilist saab olema nagu see karu või lõvi. Ja ta läheb ja teebki selle asja ära. Ja tema elu täiesti muutub, absoluutselt, täiesti muutub. Ja nüüd on, ja kiri ütleb, et Jumal on temaga igal pool, kuhu ta läheb. Ja tal on edu. Ja edu on nii hull, et kuningas hakkab kadestama teda. Ta mõtleb, et see vend on, ma ei tea, 90% edukam kui mina, eks ole. Et kuidas ma nagu näen halb välja ja nii edasi. Ma ei hakka seda lugu rääkima, aga mida me näeme on see, kuidas Jumala vaim, kes tuleb inimese peale, lükkab tema piirid nii laiali, et see inimene teeb asju, mida ta ise absoluutselt ei oleks kahtlustanudki, et ta teeb. Amen. Amen. See on küll siuke säästu aamen, mis ma teilt peab välja pigistama teda. Siin see point ongi, kuule rahvas. See ongi see asja point. Mina usun, et Jumal tahab meid ette valmistada selleks, mida ta tegema hakkab. Kristjan rääkis sellest teetate teenistusest, eks ole. Ma täielikult olen temaga ühel lainel, ma olen tohutult rõõmus, et see toimub ja ma arvan, et Jumal teeb midagi väga erilist ka täna õhtul. Aga küsimus ongi selles, ma ei usu, et ta tahab sellega piirduda, ma ei usu, et ta tahab selle ühe meeskonna või ühe grupiga piirduda, ma usun, et ta tahab ennast laiali laotada üle terve Eesti ja ta tahab oma rahvast kasutada, tervet oma rahvast. Amen. Ja just ma mõtlen kogu kogudust.
Ja vaadake, siin sellel puhul ei ole enam tähtis, kes sa oled. Selle puhul ei ole tähtis, kas sa oled noor või vana. Ei ole oluline, kui palju sa tead, kas sul on teoloogiline haridus või ei ole. Ei ole oluline see, mida sina oled varem teinud või see kõik on täiesti mitteoluline. Oluline on ainult see, et Jumal on kohal ja tema on Jumal ja ta saab sinuga teha ükskõik mida. Küsimus on, kas sa kirjutad alla. Kas sa ütled, jah, okei, Jumal, ma olen nõus, kasuta mind. Aga tead, mida see tähendab? See tähendab, et sa pead oma kastist välja minema. Ja su mõtteviis peab muutuma. 3 punkti. Kui sa loed, esimene punkt, kui sa loed piiblist, siis sa näed, mida Jumal inimestega teeb. Ja tavaline kristlane mõtleb, need olid vägevad piibli inimesed. Ega mina mõni selline ei ole. Vastus on, need olid täitsa tavalised inimesed. Senikaua, kuni Jumal neid puudutas. Ja mida see tähendab? Jumal kasutab kõige tavalisemaid inimesi. Mis siit järeldub? Jumal saab kasutada ka sind. On ju nii? Siis ta kasutab kõige tavalisemaid inimesi. Meil on kirikus on selline kultuur, et apostlid ja prohvetid olid nagu midagi väga erilist. Nad olid nii erilised inimesed. Ei olnud. Nad olid kõige tavalisemad inimesed. Kõige tavalisemad inimesed. Seni, kuni Jumala vaim tuli nende peale. Siis nad lakkasid olemas tavalised inimesed. Küsimus on, kas sa oled nõus, et Jumal saab sind kasutada? Kas sa ütled, jah, Jumal, tule minu ellu, tee minuga neid asju. Ma ei taha istuda pingis ja kuulda sinust. Ma tahan tunda sind, ma tahan käia koos sinuga. Ma tahan näita mulle, mida sa võiksid teha minu kaudu. Mitte sellepärast, et olla, poisid ei teagi, kui vägev ma olen. Mitte sedapidi. Vaid sedapidi, et sa võiksid tajuda ja kogeda Jumala olemasolu ja seda, mida Jumal inimese jaoks on määranud ja valmis pannud. Kui sa kujutad ette, et sa lähed ühel hetkel taevasse, lähed Jumala kuningriiki ja Jumal näitab sulle nagu filmi peal kõiki neid asju, mida ta oleks tahtnud sinu kaudu teha. Ja seal on väga vinged asjad. Need on nii vinged asjad, sa mõtled, vau! Ja siis ta ütleb, et tead, aga see jäi ära. Ma oleks tahtnud seda kõike teha. Aga sa ei teinud ust lahti. Sa ei uskunud. Sa ütlesid, et ei mitte mina. Näed sa, kus see probleem on? Küsimus ei ole selles, et sa peaksid hakkama veidralt käituma või midagi väga imelikku tegema. Absoluutselt mitte. Üleüldse mitte. Aga sa pead laskma Jumalal ennast juhtida ja õpetada sulle tema teed. Vaata Mooses, kui ta on kõik Egiptuse imeteod ära teinud, ta kohtub mäel Jumalaga, siis tal on üks palve. Õpeta mulle oma teed. Õpeta mulle oma teed. Ma ei oska mõelda nagu sina. Ma ei oska käituda nagu sina. Ma ei oska näha nagu sina. Ma ei oska liikuda nii nagu sina. Ma olen pime, loll ja kurt võrreldes sinuga. Amen. Õpeta mulle oma teed. Ja Jumal õpetab tulle oma teed. Ja tulemus on see, et Moosesest saab üks ajaloo kõige suuremaid prohveteid. See on tõsi. Aga ta tahtis õppida, ta oli valmis välja astuma. Amen. Ega tal ei läinud kergelt. Mäletad, ta teadis, et on kutsutud Jumalaga asju tegema, oma rahvast vabastama. Ja kui ta oli 40 millegagi, siis ta mõtles, et ma olen oma täisjõus, paremat aega enam ei ole. On ju? Me oleme need mehed, me teeme selle asja ära. Ja mis siis juhtus? See asi lõppes mõrvaga, nagu sa tead, ja keegi ei mõistnud ära, et tema ongi see suur vabastaja. Ta oli kohutalt pettunud ja kibestunud ja tema pea eest pandi vaevatasu välja ja ta pidi üldse ära põgenema. Eesti keeles öeldes ta keeras asja tuksi. Oled nõus? No ikka päris tuksi. Nii tuksi, et ta ei saanud isegi sinna minna, kus ta seda tööd tegema pidi. No, tere tulemast meie igapäevasesse ellu. Kas sinul on juhtunud, et sa keerad mõne Jumala antud ülesande täitsa tuksi? No, mul on hea meel, et teie sellised ei ole. Ma tean mõnesid teisi kristlasi, kellel vahetevahel juhtub nii. Aga ma saan päris kindlasti öelda seda, et ta ei oodanud enam. Ta ootas ja mõtles päris palju ilmselt pärast seda, kui ta Egiptusest põgenes, aga ta jõudis oma rännakutel kuhugi kõrbe taha otsa ja mustanahaliste inimeste juurde, võttis sealt mustanahalise naise endale
sai temaga lapsed, elas oma äia juures ja mida ta tegi, karjatas lambaid. See on nüüd väga mittekvalifikatsioonikohane töö. Arvest, et Mooses oli treenitud riigi juhtimise tarkuses. Teda oli valmistatud valitsejaks. Tal oli sõjalise juhi haridus. Tal oli majandusharidus. Tal oli kogu selle Egiptuse vaimse pärandi, kõigi nende nõiduse, kogu selle asja, mida kõik täna ilmsesti uurijad lähevad, mis seal püramiidide vahel tehti. Ta teadis kõike seda. Ta oli kursis kõige sellega. Ja ometi ei juhtunud seal mitte midagi. 40 aastat ei juhtunud mitte midagi ja Mooses lõpuks ei arvanud enam endast mitte midagi. Ta lakkas arvamas, sest et see tema aju jooksis lühisesse. Ma keerasin selle kunagi tuksi ja nüüd vist nii ongi ja nii edasi. Kuni kui ta on 80 aastat vana, siis tuleb Jumal kohale ja ütleb, et tere Mooses, nüüd on päris hea alustada. Sest et ma olen 80 aastat vana, kuule, kas natuke hilja ei ole või? Ei, ta ütleb, ei, minu mõnest ei ole, nüüd on kõik õige. Täitsa lõpp, kui sa mõtled, kuidas, mis loogika see selline on. Aga on. Meie naabruses on Soome. Soomes on selline, üks selline tervendusevangelist oli eelmise sajandi keskel, Liino Ylivainio. Ta oli vägev tervendusevangelist ja ta tegi väga suured tervenemised imed olid tema läbi tündisid ja nii edasi. Aga tal endal oli nii-öelda pissikott oli vöö peal, seepärast voolikuga, sest ta oli haige ja ta oli tervis oli läbi ja nii edasi ja ta oli veel lisaks vaene ja nii edasi ja ta surigi vaesena ja nii edasi. Ja ta küsis Jumal, et Jumal, miks sa võtad ja tegelikult nüüd, kui ma olen vaevu seisan püsti, ma olen inimvare, miks sa nüüd kasutad, miks sa ei kasutanud mind varem, kui ma olin terve ja tugev ja nii edasi. Ja Jumal vastus oli see, et sa olid liiga vinge vend sellel ajal. Sind oli liiga palju, sa olid mul jalus. Nüüd sa oled piisavalt nõrk, sa ei ole mul enam jalus. Sa lased mul teha seda, mida ma sinu kaudu tahan teha. Oled sa nõus, et see on täiesti mitteinimlik loogika? Inimesed ei mõtle nii. Amen. Ja need on asjad, mida me peame Jumalaga liikudes arvestama. Me näeme seda, ta ei mõtle nii nagu inimene, ta ei tegutse nii nagu inimene, aga ta kutsub inimesi endaga käima. Aga see, kui sa lähed koos Jumalaga ja ütled, jah, Jumal, ma tahan, see tähendab tegelikult, et sa astud välja sellest tavalisest mingil viisil. See tavaline ei ole sinu jaoks enam see sinu maailm. Sest ta kutsub sind välja ja ta annab sulle alguses ühe ülesande, siis teise ülesande, aga need kõik on kergelt sellised veidrad ülesanded. See on midagi, mida sa oma inimlikus mõistuses ütled, ei no ma ei tahaks seda teha. Ma seda küll ei tahaks teha. No kui saab, siis läkita kedagi teist. Mooses ütles muide seda sama. Läkita keda tahad, ainult mitte mind, eks ole. Ma mäletan, mina ütlesin Jumalale seda sama, kui ta minuga rääkima tuli, mõtlesin ka, et Jumal, mina seda suppi ei ole keetunud, miks mina seda sööma pean? Mis värk on nüüd sellega? Ma olen ikkagi normaalne inimene ja ma nagu... Aga ei, temale tegi see nalja ja ta ütles, et sa oled oma reputatsiooni pärast mures. No siis ma panen sind selle hullukamba pealikuks, see on nagu eriti tore. Et vaatame, mis häält sa mul siis teed. Igal juhul ta leiab viisi, kuidas sinul seinad maha lammutada. Ta lükkab su seinad laiali, võtab ära su hirmud, sest et ta paneb sind otse nende hirmudega silmitsi. Usu mind, kui Taavet seisis lõvi ees, see ei olnud väga meeldiv kogemus. Aga Jumala vaim tuli tema peale ja ta tegi midagi, mida ta ei oleks isegi oodanud. Amen. Ja sama oli selle karuga ja sama oli Koljatiga ja lõpuks oli ta see Taavet, kellest kõik räägivad ja ütlevad, vau, oli seales mees. Amen. Ja sama tegelikult on kõigi inimestega. Ei ole ühtegi asja, mida Jumal ei saa teha, sellepärast, et sa oled naissoost või sa oled juba pensionär või sa oled juba meessoost või sa oled liiga noor või liiga vana või liiga paks või liiga peenikene või pole mitte mingit vahet, absoluutselt ei ole vahet. On ainult see vahe, et kas sa lased Jumalal enda kaudu tegutseda või mitte. Nüüd ja viimane asi, ma luban, et ma ei piina teid kaua, aga ma tahan öelda väga selgelt, et Jumal kutsub meid üle loomulikkusesse käima. Aga me peame ka aru saama, mis see on, millesse meid kutsub. Sest et kui sa mõtled nii, nagu tavaliselt inimesed kirikus mõtlevad, niimoodi mugavalt ja rõõmsalt, et Jumala ülesanne on anda meile niisugune tore ja armas ja kannatusta vaba ja pikk ja õnnistatud elu, ma võin lihtsalt öelda, et siis sa oled eksinud. Mitte seda, et ta ei anna sulle õnnistatud elu,
aga sa kaheldamatult pead minema läbi väljakutsetest, sul tuleb lahinguid, kurat ei ütle, küll on tore, näed, siit tuleb üks tore võitud inimene. Ta näitab sulle hambaid ja ütleb sulle vastu, et mis sa nüüd enda arvast mõtled, oled keegi või? Kes sind siia kutsus? Ja nii edasi, nii edasi. Et ta näitab sulle hambaid ja ta ütleb, et ta tekitab sinus sellise tunde, et sa tahaks pingi alla pugeda. Aga mida sa pead tegema on see, et sa pead minema välja ja seisma seal, kus Jumal tahtis, et sa seisad. Ja tegema seda, mida Jumal ütles sulle. Amen. Amen. Halleluuja. Ma tänan teid entusiasmi eest. Te olete, täna ma ei tea, mis teid... Ma mäletan, ma olin üsna noor pastor ja ma sattusin ühe korra sellisesse, ma tõlkisin ühte abielupaari, nad olid ameeriklased ja kuskil Eesti maapiirkonna väikses koguduses ja seal oli mingisugune väga hea jutlus, oli tore, mina tõlkisin eesti keelde neid ja pärast seda teenistust tuli minu juurde üks maduuss, siukene tõeline religioosne tüüp, siukene ja no juhtub. Igal juhul see uss tuli ja sisises mulle. No kes sina siin enda arvates oled? Ja kohe lausa niimoodi. Ja ma ei oodanud kirikus sellist käitumist ja noh, ma nagu vastasin nagu tavaline, et ma ei arva, mitte keegi ei ole. No. Miks arvad, et ma üldse keegi arvan midagi olevat siin midagi? Ja tead see, kui huvitav oli see? Püha vaim lausa hammustas mind. Ütles mulle, uss oli väga rahul, pööras ringi, hakkas ära minema ja Jumala vaim lihtsalt täitsa hammustas mind ja ütles, et mis jutt see on? Ja täiesti, noh, ma ei ole sellist, protest tuli siit seest, kui niisugune protest tuli ja see ei olnud minu ego, vaid vastupidi, see oli Jumala vaim ja ma ütlesin, et oot. Ütlesin, et ta pööras ringi uuesti ja ma ütlesin talle, et sa küsisid, et kes ma selline enda arvates olen. Ja siis ma ütlesin talle selle Jumala meelevallaga, millega Jumal oli mind kutsun. Ütlesin, kõike seda olen, mida Jumal on pannud olema. 100% olen. Ja tead, see uss tõmbas niimoodi ja ta jooksis minema sealt. Miks? Sest ma ütlesin talle seda tõtt, mida Jumal oli öelnud. Sest need ei olnud minu sõnad, mina ei pannud ennast keegi olema. Aga Jumal oli võtnud mul tutist kinni ja öelnud, et ma tahan, et sa oled siin. Ja ma ei öelnud talle tegelikult midagi muud, kui ma ütlesin, et tema pani mind siia. Ja kui sulle ei meeldi, siis õienda temaga. Amen. Täpselt, ja nii oligi. Ja selles mõttes sellised asju juhtub ikka. Et ära muretse, sinu juurde tuleb ka kindlasti mõni uss ja ütleb, et no, oled sa ikka ennast õhku täis puhunud. Nad arvad, et oled siin keegi, ei tea kes, eks ole. Ja tegelikult ei ole. Tegelikult on nii, et Jumal on suur. Ja kui Jumal on su kutsunud ja pannud ja andnud sulle ülesande, siis sa pead julgesti panema jala maha, ütlema, et jah, Jumal käskis mul seda teha. Amen. See ei tähenda, et sa hakkad pastori vastu mässama, see ei tähenda, et sa lükkad kiriku sisemise korra laiali või et sa oled kõigist ülbem ja targem. Absoluutselt. See on sellised tunnused on valevaimul. Amen. Kui see, mis on sündinud Jumalast, see, mis on Jumalast pärit, kõigepealt peab lugu sellest, mida Jumal teeb. Amen. See on üks esimene asi. Sellepärast ma vaatan internetis näiteks, need on terve hulk tüüpe, kes käivad ja halvustavad kõiki töötegijad, kes Jumala jaoks töötavad, kes nad räägivad halba ja mõnitavad ja neavad ja teisi pastoreid ja nii edasi. Ma tahaks öelda, et need inimesed on täiesti ilmselgesti omadega ämbris. Seepärast, et see ei ole kellegi inimese asi, siukseid asju öelda. Jumal õiendab ise. Ma mäletan, me olime piiblikoolis, me olime Rootsis, elasime piiblikoolis, olime koos seal terve perega ja seal nad olid väga nagu punktuaalsed. Õppemaks tuleb õigel ajal ära maksta, lubadusi tuleb täita, see on ikka piiblikohane ja nii edasi, need jutlustasid hommikust õhtuni. Aga oma lubadusi nad täpselt kuupäevaliselt küll ei täitnud. Ma olin väga tige. Mõtlesin, et see oli meie hakkama saamise küsimus, et kas need abid või need summad tulid õigeaegselt või ei tulnud. Ja ega nad üsna tihti ei tulnud õigeaegselt. Meil oli päris sellised keerulisi momente seal. Ja ma olin tige nende peale, ütlesin, ma peaksin selliste käest õppima midagi. Räägivad ühte, vaata, mis nad ise teevad. Ja tead, mis Jumala vastus oli? Need on minu inimesed, mina õiendan nendega ise. Aga sinu ma tõin siia, et see just nimelt nende käest õpidki. Ma ütlesin, ei õpi, õpid küll. Ja mul ei olnud mitte midagi öelda, ma pidin lihtsalt alistuma
Ja ma sain aru, et see oligi Jumala kool mulle. Ja ma õppisin ja tegelikult mul oli väga hea meel, et ma õppisin nende all. Nad olid mulle suureks õnnistuseks. Amen. Nii et see ei käi alati niimoodi, et ma panen siin kõiki paika ja et ma olen nüüd nii vägev vaimulikult, et ma nüüd arvan kõigi kohta. Vaid vastupidi, mida sa pead arvama, on see, et sa arvad, kui Jumal sind kasutab, sa arvad Jumala ees iseenda kohta midagi. See on see, mida sa oled kutsutud arvama. Teistega õiendab Jumal ise. Amen. Kristus ei küsi minu käest kunagi, aga mida sa Kristjanist arvad? Mina ei ole tema kohtumõistja. See ei ole üldse minu asi. Mida ma arvan, ma ei tea, Urmas Viilmast näiteks. Pole minu asi. Ta ei küsi mu käest seda. Ta küsib minu käest, mida mina tegin. Mida ma ise endast arvan. See on see, mida ta küsib minu käest. Amen. Nii et selles mõttes me tunneme selle järgi ka ära, kas inimese kaudu, mis vaim see on, mis inimese kaudu töötab. Amen. Kiitus Jumalale. Jeesuse kohta öeldakse, et ta oli alandlik ja ta oli seda. Moosese kohta kirjutab Vana Testament, ta oli kõige alandlikum mees maa peal. Ometi oli ta see mees, kes seisis Vaaro ees ja pani terve selle suure maailma impeeriumi põlvili. See on vapustav ja ometi oli ta alandlik mees selle kõige juures. Eks ole, see on hämmastav ja see on jällegi üks Jumala omadusi. Et ta ei ole ülbe, aga ta ei salga maha, kes ta on. Kuidas need kaks kokku käivad, aga need käivad. Amen. Nüüd viimane asi. Kui jutlust ütleb, et hakkab lõpetama, siis võite olla kindel, et pool tundi on veel. Minuga nii kauga ei lähe, aga ma loeks teile 2. Korintuse 3. peatüki mõned salmid, seal lõpusalmid 17 ja 18. Nüüd, issand on see vaim, ehk ta mõtleb ja räägib Kristusest. Ja kus issanda vaim on, seal on vabadus. Aga meie kõik, kes me katmata palgega otse kui peeglis vaatleme issanda auhiilgust, meid muudetakse selle sama kuju sarnasusse, auhiilgusest auhiilgusesse, otse kui issanda vaimu läbi. Mida ta ütleb siin? Ta ütleb kõigepealt, et Jumal on vaim ja ta ütleb, et ta transformeerib meid, ta muudab meid järjekindlalt. Amen. Ja mida ta teeb? Ta ütleb, et see juhtub siis, kui me vaatame katmata palgega. Katmata pale tähendab selles kontekstis, mida siin on, see tähendab, et me oleme avatud Jumala ilmutusele ja tema sõnale ja eelkõige Kristusele kui Jumala lepitusvahendile. Amen. Kui me võtame Kristuse vere läbi oma lunastuse, patud andestuse vastu, siis meie pale ei ole Jumala ees kaetud. Amen. Kui me katmata palgega vaatame otse kui peeglis issand auhiilgust. Kus me näeme seda peeglis issand auhiilgust? Jumala sõnas näeme seda. Aga näeme ka vahetus osaduses Jumalaga. Amen. Ja need on need kohad, meid vormitakse, meid muudetakse selle sama kuju sarnasusse issanda vaimu läbi. Ehk eesti keeles öeldes, Jumal muudab meid ise. Vaata, ma ei saa ise ennast muuta. Mul ei ole võimet endast võtta nagu, mul ei olegi enam juukseid, aga ütleme, toogu oleks, võtaksid patsist kinni, tõstaks nende üles. Ma ei saa teha seda. Seda ei ole võimalik teha. Münhauseni lood ei tööta, see on muinasjutt. Aga mida ma saan teha, on see minna Jumala juurde, kes puudutab mind ja muudab mind nii, et ma ei saa aru. Mooses tuli mäe pealt alla, ta ei teadnud, et tema pale hiilgab nagu päike, et talle ei saa otsa vaadata. Tal polnud sellest aimu, aga see oli temaga juhtunud. Amen. Täpselt sama asi on meiega. Kui jüngrid läksid templisse palvetama, tervendasid selle halvatu ja sattusid selle kaudu sinna suurkohtu ette, eks ole, nad vaatasid neid ja nad mõistsid, et nad olid olnud koos Jeesusega. Sest see sama vaim, sama olemisviis, sama julgus ja sama vägi oli nende kaudu kohal. Amen. Ja see on nüüd see sama asi. Nüüd me jõuame sinna, kuhu me tahtsime jõuda. Selle jutu mõte on see, et Jumal, nii nagu Rooma kiri ütleb 8. peatükis, ta tahab vormida meid oma armsa poja sarnasusse. See tähendab, kui Jeesus käis ringi, siis ta oli täiesti tavaline inimene väljapoolt. Täiesti tavaline inimene. Tal oli nälg ja tal oli külm ja ta tahtis magada ja ta tahtis puhata ja ta väsis ära ja ta vihastas ja ta oli õnnelik ja ta armastas ja nii edasi. Kõik inimlikud omadused. Amen. Ta ei helendanud pimedas, ei hõljunud maa kohal, ei teinud ühtegi selliseid, ta ei olnud mingi rändav mustkunstnik. Absoluutselt mitte.
Aga mis juhtus, oli see, sa ei saanud temaga kontaktis olla nii, et see, mis tema sees oli, see Jumala vaim ja tema olemus, ei puudutanud sind vahetult. See oli võimatu. Kui sa tulid tema vahetusse, ligiolusse, see puudutas sind ilma sõnadetagi. Sa äkki hakkasid tajuma asju, mida sa varem ei olnud tajuma, sa hakkasid mõistma asju, mida sa pole enne mõistnud. Sama asi on näiteks kristlasega. Ma tean küll ja veel juhtumeid, kui inimene näiteks keegi, kes on täis Jumala vaimu, istub trollis või lennukis või kuskil kellegi teise kõrvale ja see inimene äkki hakkab nägema appi, ma vajan Jumalat. Ilma, et ühtegi sõna keegi oleks rääkinud. Ma olen kogenud seda, ma olen parkimisplatsil, ootan kiriku teenistuse algust. Kanadas juhtus selline asi. Me olime Torontos. Läksime ühte kohalikku kogudust vaatama ja seal oli hästi tugev ülistus ja väga siuksed Jumala vaimu täis pastorid ja me tahtsime nende koosolekust osa saada ja me läksime sinna, aga me eksisime teenistuse algusega mingi tunni aja võrra, me olime tund aega liiga vara kohal. Ega me kuhugi minna ka ei olnud, me lihtsalt istusime parkimisplatsil. Olime autos ja aga kogudus palvetas ja see vaimu ligiolu oli nii tugev selle koguduse ümber. Ma sain terve jutluse jagu head materjali lihtsalt autos vaikselt istudes. Jumala vaim nii intensiivselt puudutas mind selle koha peal. Mul ei olnud enam mitte mingit koosolekut või. Sellega võrreldes, mida ma autos sain, oli koosolek oli täiesti hale. Ütleme selles mõttes väliselt. Aga vaata, Jumala vaim ei ole piiratud ühe asjaga. Amen. Ja samamoodi, miks ma seda kasutan, kui Jumal on inimesed täitnud, siis ta ise mõjutab sinu kaudu inimesi sinu ümber. Igal pool, kuhu sa lähed. Absoluutselt igal pool, kuhu sa lähed. Amen. Sa ei pea hakkama midagi tegema, mida sa tavaliselt ei tee. Ei pea hakkama. Tead, ma olen olnud inimestega koos, kes igale inimesele vägivaldselt kukuvad evangeeliumi pähe kurgust alla toppima. Ja tead, inimesed on nagu allergilised selle peale. Nad mõtlevad, kuulge, jätke mind rahule, see on mingi usuhull, viige see lollaks ometi minema, eks ole. Aga see ei ole see, mida ma mõtlen. Ma mõtlen, sa lähed kohale, sa võib-olla ei teegi midagi, aga inimene äkki tajub enda sees asju. Äkki midagi juhtub. Ja see on võib-olla see, et sa seisad, ma ei tea, kassasabas ja ütled sellele väsinud kassiirile midagi head. Julgustad teda. Või küsid kellegi, kui sa näed, et keegi on hädas, sa puudutad teda. Küsid, et kas ma tohin palvetada su pärast. Lihtsalt, mitte midagi. Ei sulu mitte midagi peale. Ja tead, sellised asjad võivad inimese elu muuta. Ja nad muudavadki kõike. Ja see näeb nii, nagu Jeesus käis ringi, niimoodi, et tema ümber maailm muutus kogu aeg. See on Jumala tahe, et meie käiksime nii ringi, et meie ümber maailm muutub. Amen. Lihtsalt. Ja sa mõtled, oi, ma ei kuidas, ma ei saa seda teha, ma ei oska need. Ei olegi, sa ei peagi oskama. Ma ütlengi, et sa ei pea midagi tegema, mida sa muidu ei tee, ei pea hakkama veider olema või imelikult käituma, Jumal hoidku ei ole vaja. Absoluutselt. Ole lihtsalt see, kes oled. Jumal saab töötada sinu kaudu. Mis Jumala eriline arm ongi selles, et kui sa näed, siin on Jumala täius Kristjani kaudu. Siin on Jumala täius Heli kaudu. Siin on Jumala täius Karini kaudu, siin on Jumala täius selle, teise, kolmanda, neljanda, viie kaudu. See ei ole piiratud ühegi inimesega. Amen. Ja sellel on 100 erinevat versiooni, lõpmatu hulk variatsioone. Amen. Kiitus Jumalale. Ei tea, mida see tähendab. Ei midagi rohkem. See on sulle kättesaadav. Sest sina ei pea tegema seda. Sa pead ainult jah ütlema, haarama Jumala käest ja ütlema, jah Jumal, ma tahan. Õpeta mulle oma teed. Aga sa pead olema valmis tulema välja sellest tavalisest kiriku või kristliku elu või mingis, sest ettekujutatud mudelist. Sa pead astuma sellesse, mida Jumal tahab sinuga teha. Ütlema, Jumal, mina ei tea, millal sa kutsud, kuidas sa kutsud, aga ma olen valmis. Ma olen olemas siin. Sest vaata, Jumal näeb su mõtte, ta näeb su südant. Kui sa ütled Jumalale, Jumal, ma ei tea, ma ei oska, see on nii hull jutt, et võib-olla äkki see pastor oli segane. No võib-olla, aga kui ta ei olnud segane, kui ta rääkis õigust, siis ma küll väga tahaksin seda. Ja kui sa seda palud Jumala käest, vaata, ta kuuleb neid asju. Ja ta saadab sinu ellu neid asju, neid ande, mida sina vajad. Ja usu mind, sa ei kahetse seda iialgi, et sa seda tegid. See on täiesti, ma ei oska öelda,
Minu kunagine unistus oli see, et ma tahtsin olla hea muusik. No mõnede väitel ma seda mingil määral olin, aga ma ise arvasin, et mul on veel tükk maad minna. Aga siis, kui Jumal võttis mul natist kinni ja ütles, et mul on sinu jaoks hoopis suuremad asjad. Ma mõtlen, et milline õudne, hävitav kaotus oleks olnud minu jaoks, kui ma oleksin jäänud muusikuks. See oleks olnud täiesti kirjeldamatu kaotus. Ja mitte sellepärast, et ma arvan endast, et ma olen mingi ei tea kes, absoluutselt mitte, aga lihtsalt ma ei oleks osa saanud sellest, mida Jumal minu sees on teinud, kuidas ta on minu kaudu teinud seda või teist või kolmandat. Mul on olnud osa ja au olla osa nendest asjadest, mis on mind täielikult muutnud, minu maailma täielikult muutnud. Ma ei vahetaks seda mitte iialgi, mitte millegi vastu. Amen. Ja kiri ütleb, et ta ikkagi veel alles alustab. Amen. Kujutad ette, ta ütleb, et ta tahab vormida meid tema sarnasusse. Ja kui küsime, kui palju siis tema sarnasusse, siis kiri vastab ka sellele Kristuse täis ja täiuse mõõtu mööda. Kristus oma täies võimsuses. Kujutad see pilti? See on see, kuhu Jumal tahaks meid viia. Aga kas sa tead, et see ei juhtu kunagi, kui me ei ütle talle, jah, Jumal, ma olen nüüd küll piisavalt hull vist, aga kui sa tõesti mõtled seda tõsiselt, siis ma olen siin. Ma olen valmis. Tee minuga seda. Juhi mind sinna, sest mina seda teed ei tea, see on mulle täiesti kättesaamatu. Amen. Amen. Sellega on jutlus lõppenud. Amen. Kas sa oled nõus Jumala ette minema? Ja paluma. Ütleme koos. Oh jah, Isa taevas, me oleme sinu ees ja Jumal, sa näed iga inimest siin selles paigas. Ja sa tead neid asju, mida me mõtleme oma südames. Sa tead meie tugevusi, meie nõrkusi, sa tead meie võite ja läbikukkumisi. Aga sa me täna palume, et sinu suurus, sinu auhiilgus ja sinu võimekus võiks tulla esile. Ja sa me palume, et sa puudutaksid ka Viimsi koguduse armsaid inimesi. Et nad võiksid tajuda ja avastada, milline rikkalikkus on sinul nende heaks. Ja et nad võivad tähendada nii palju rohkem, kui nad on isegi unistanud tähendada. Ja käia sinuga seda imelist teed, kus sina oma väe läbi näitad oma heldust ja oma halastust ja oma armu nii nendele endile kui ka teistele nende läbi. Ja ma palun, et nad võiksid olla muudatuse agendid, need agendid, kes toovad muudatused, kes toovad, kellega koos Jumala ligiolu liigub paigast paika, mis puudutab inimesi, õnnistab, vabastab, tervendab, mis lohutab, tõstab üles, mis purustab pimeduse ahelad, hävitab haiguse seemned Jeesus ja toob esile sinu au, Jeesus sinu nimel. Ja me palume, et see arm võiks olla kingitud ja me palume, kallis pühavaim, et sa ise jätkad selle sõna lahti tegemist kõigile, kes seda täna on kuulnud. Ka nendele, kes on seda näinud interneti vahendusel. Jeesus, sinul ei ole aja ja ruumi piire. Ülistus tänu sulle. Amen. Amen. Amen.